Anu Raud. Kui Anu Raud näeb turul autokapotil vana teki peal müügiks laotatud autovidinaid, siis teeb ka raudkaupa ja lahkub tekiga. Eesti elu alus mingil määral. Sest häid vaipu, tekke, kindaid ja körte pole kunagi liiga palju. Ja kui neid saabki määratu hulk, siis tuleb luua neile muuseum. Kui kõik inimesed tahavad olla väga individuaalsed ja kõik teevad erinevad riided endale ja lähevad ühele peole, siis üldpilt on hall. Aga Kihnus ei juhtu seda kunagi, et üldpilt on hall. Värve ja mustreid on Raud kokku kandnud siit ja sealt. Ta on otsinud läbi kõik Tartu, Viljandi, Võrumaa ning Kihnu ja Ruhnu vakad ja kirstud, leides kõikjalt talupoja disaini ja vanavara, mida ausse tõsta ja eeskujuks võtta. Minu käest on küsitud, et aga miks sul ikka nii palju redeleid on? Aga ma olen ise ka vanavara korjanud ja ma tean, et kui juba pööningule pääsed, siis sa päris tühjad kätega tagasi ei tule ka. Ikka midagi leiad. Ka oma vaipade sisse on Raud kudunud kõik kõige paremad ja olulisemad asjad, mida inimesel eluks ja õnneks vaja. Vaibad on villased ja soojad ja kui sealt vaatavad veel vastu kindad, sokid ja tulukesed talutare aknais, hakkab kohe erakordselt soe. Ja nii on soe ja villane ka Raua huumor. No vaipadest oleme nüüd tükk aega rääkinud, aga mida sa teed sellel ajal, kui sa ei tee vaipa? Vabal ajal? Vabal ajal ma koon kaltsu vaip. See on mingil määral minu niisugune hobi. Anu Raud on veendunud, et meie seeliku ja kindamustrid kannavad eestlaste salakoodi, mis ütleb meile, kust me tuleme, kes me oleme ja kuhu edasi. See on väga ilus ja väga tihe. Kes lugeda oskab, see oskab. Kes ei oska, selle jaoks ongi labak, vaid labak. Keegi inimene on kinkinud meile oma oskust, tarkust ja oma eluaega, sellepärast et siia ta on oma tükikese oma eluaega siia sisse kudunud. Ja siis sina võid oma eluajal seda nautida ja kasutada. Ja see peab olema ikkagi päris ülbe inimene, kes niisugused asjad kuskile prügimäele viib või ära viskab või ma ei tea, mis teha laseb.